Tere, mina olen Mikk Kingo Spacist. Ma hakkan praegu ise trenni minema, aga sellega seoses tuli mul selleks käesolevaks videoks üks hea mõte. Ma räägin sellest, et kogu oma jõu, võimsuse, energia oled sa tegelikult võlgu ühele iidsele bakterile, kes kunagi hakkas meiega sümbioosis elama ja kes on saanud praeguseks meie raku üheks osaks. Ja me tunneme seda nüüd peene nimega mitokondri nime all. Ja me peame nende bakteritest võimalikult hästi hoolt kandma, sellepärast et neid baktereid või siis nüüd see nimega mitokondreid kutsutakse ka raku tuumajaamadeks või raku energiajaamadeks, ehk et nad toodavad energiat. Lisaks nad vastutavad raku ainevahetuse eest, nad on seotud sinu hormoonidega, hormonaaltasakaaluga ja ühtlasi usu või ära usu, aga nad kontrollivad ka sinu tujufooni. Nii et kui need bakterid ei tegutse oma parimal võimalikul tasemel, neid on vähe, siis sa oled jõuetum, nõrgem, sinu immuunsüsteem on kehvem. Ja lisaks loomulikult sa vananed palju kiiremini, kui sa seda muidu teeksid. Ja kas te teate, mis on nende mitokondrite või siis nende iidsete bakterite kõige suurem vaenlane? See on tänapäeva lääne elustiil ehk et suur füüsiline vaimne stress, ebaoptimaalsed toitumisvalikud ja näiteks ka mürgid, mis on meie keskkonnas. Ühesõnaga kõik, mis tekitavad vabu radikaale, mida rohkem meil on vabu radikaale kehas, seda nõrgemad on mitokondrid, seda ebaefektiivsemalt nad töötavad. Ja praegu ma tahangi sulle rääkida, kuidas mina 3 erineval viisil hoolitsen selle eest, et minu need iidsed bakterid oleks rahul ja õnnelikud ja neid oleks võimalikult palju minu kehas. Esimene asi on loomulikult toitumine. Sa peaksid sööma piisavas koguses antioksüdante, mis siis neutraliseerivad neid vabu radikaale. Ma olen teinud video, mida mina päevalõikes söön, vaata seda kindlasti järgi, kui sa ei ole seda näinud. Aga lisaks sellele, lisaks nendele puu- ja juurviljadele, võta kindlasti ka King of Spades, sellepärast et meil on seal sees resveratrool, viinamarjaseemne ekstrakt, ingveri ekstrakt ja kõik see on näidanud kliinilistes uuringutes, et nad toetavad mitokondrite tööd olulisel määral. Teine asi, mida ma teen igal hommikul, ma karastan ennast külma veega umbes 30 sekundit kuni minut. Selle kohta, milline minu hommikurutiin on, olen ma samuti video teinud, kui sa seda näinud ei ole, vaata seda kindlasti järgi. Aga külma veega manipuleerimine, just külmaga manipuleerimine on samamoodi näidanud, et see soodustab või niimoodi hoogustab mitokondrite tööd ja soodustab nende juurdekasvu. Nii et külmaga karastamine on väga hea mõte. Ja kolmas asi, kus ma selle video idee üldse sain, on trenn. Nüüd ma kutsungi sind endaga trennisaali kaasa ja me teeme kõrge intensiivsusega intervalltreeningut. Just kõrge intensiivsusega intervalltreening on asi, mis olulisel määral hoogustab või soodustab mitokondrite tööd ja garanteerib selle, et meil oleks mitokondreid võimalikult palju kehas. Kui sa veel ei tea, siis kõrge intensiivsusega intervalltreening on siis selline treeningtüüp, kus sa teed põhimõtteliselt maksimaalse intensiivsusega mingisuguse perioodi tööd, ütleme on selleks 20 sekundit, on selleks minut. Ja siis sa puhkad veidi aega. Näiteks sa võid teha niimoodi, et sa teed maksimaalse intensiivsusel tööd 20 sekundit ja siis puhkad 10 sekundit ja teed uuesti 20 sekundit peale ja niimoodi 8 korda. Või kui sa oled algaja, teed vähem korda, näiteks 6 korda ja see töömaht on äkki 10 sekundit ja puhkad 20 sekundit. Aga nüüd ma tahangi sulle trennisaalis näidata seda, kuidas sa hästi lihtsal viisil saad teha seda kõrge intensiivsusega intervalltreeningut nii, et sul mitokondrid oleks parimas võimalikus korras. Tule kaasa. Nii, nagu ma ütlesin, siis kõrge intensiivsusega intervalltreeningu puhul on tähtsad just sellise maksimaalse intensiivsusega sprindid, kus on peale mida siis on väike puhkus. Esimese asjana ma näitan juhul, kui sul on poksikott ja poksikindad olemas, poks on minu uus armastus, siis kuidas sa saad poksikoti peal teha sprint, puhkus, ma lihtsalt näitan sulle kiire sprindi, hästi tugev intensiivsus on asja võti. Niimoodi 20 sekundit, 10 sekundit puhkus. Lähme järgmise juurde. Teine võimalus edukalt sprinti teha, ilma et sa peaksid reaalselt välja õue minema, kui on kehv film nii nagu täna, on kastid sprintida. Ma näitan, kuidas see käib. Niimoodi näiteks 20 sekundit tööd, 10 sekundit puhkust, 8 korda mõnus. Aga teinekord on niimoodi, et sul ei ole boksikotti, sul ei ole kasti, ainuke asi, mis sul on võib-olla 3 ruutmeetrit vaba pinda ja tahe.
nii et liigume 3. harjutuse juurde, mida on kõige lihtsam teha, aga mis sellegipoolest on väga raske ja sobib kõrge intensiivsusega intervalltreeninguks suurepäraselt. Selle nimi on kosmonaudid. Nii, ma hingeldan, aga mina olen oma kõrge intensiivsusega intervalltreeningu ära teinud. Nagu sa näed, siis selleks, et oma mitokondrite eest hästi hoolitseda, nende iidsete bakterite eest hästi hoolitseda, selleks ei ole palju vaja. Selleks on vaja ainult tahet, paika panna oma toitumine. Juhul kui saad, võtta juurde ka King of Spadesi, külma veega karastamine ja kõrge intensiivsusega intervalltreening. Ma loodan, et see video sul meeldis, said vajalikkusid palju ja kõige tähtsam, et sa seda ka kohe enda ellu implementeerid. Ainult nii on asjast tolku. Kohtume varsti!